kõigepealt paneme kirja siis need andmed, mis meil on olemas. Et meil on olemas punkt A ja punkt A meil on -5 ja -4. Nüüd hakkame nullist lugema. 1, 2, 3, 4, 5, -5 ja siis -4, 1, 2, 3, 4. Nüüd siin on A. Ja siis meil on vaja veel panna B ja B on 3, 2, nii et 1, 2, 3, 1, 2 ja B on siin. Ja teised need ma kustutan ära, et oleks selgem joonis. Ja nüüd me peame panema siia veel ka, me teame seda sirget, millel asub AC ja see on Y võrdub 2x pluss 6. Ja me teame, et vabaliige on siin 6, mis tähendab seda, et kui me võtame x-i nulliks, siis Y võrdub 6, nii et 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuleb täpselt siia tippu. Ja nüüd ühendame siis need punktid, et me saaksime selle sirge ja paneme kirja ka, et mis sirgega see on tegemist, on Y võrdub 2x pluss 6. Ja nüüd me hakkame siis koostama sirge BC võrrandit ja me teame, et see on täisnurkne kolmnurk, kuna AB on hüpotenuusi tipud ja me teame, et hüpotenuusi vastasnurk on täisnurk, siis me teame, et see täisnurk tuleb ACB, ehk siis ACB on täisnurk. ACB, nurk ACB võrdub 90 kraadi, kuna ta on siis see hüpotenuusi vastasnurk. Siis me teame ka seda, et see sirge Y võrdub 2x pluss 6, Y võrdub 2x pluss 6 peab olema risti selle sirgega, millel asub BC. Ehk siis paneme ta praegu siia kirja, niimoodi, et kordajad on A ja B. Ta on see tõus ja B on siis vaba liige, mida me siis ei tea. Aga me teame, et kui kaks sirget on vahel ristis, siis rististe sirgete tõusude korrutis on -1. Nii et kui meil on 2 korrutada A, see võrdub -1. See tähendab, et A võrdub -0,5. Nii ja nüüd selleks, et B-d leida, siis me saame asendada punkti B koordinaadid sellesse, mis me nüüd siit leidsime. Nii et punkti B koordinaadid, nii et 2 võrdub -0,5 siis korrutada 3 pluss B ja siit me saame B kätte ja B võrdub 3,5. Nii et terve see sirge, millel BC asub, on siis Y võrdub -0,5 x pluss 3,5. Ja nüüd selleks, et leida seda punkti C, siis me peame võtma punkt C, siis asub seal, kus see sirge Y võrdub 2x pluss 6 ja sirge Y võrdub -0,5 x pluss 3,5 omavahel siis lõikuvad või siin juhul siis ristuvad. Miks see niimoodi on see, et sirgel AC peab asuma punkt C ka ja kui on sirge BC, siis sellel sirgel peab ka asuma C. Nii et C asub siis nende kahe ristumiskohas, nii et me saame luua võrrandisüsteemi ja panna need omavahel võrduma, et leida siit siis õige vastus. Ja mis me siit saame? Meil on 2,5 x võrdub -2,5. See tähendab, et x võrdub -1. Ja nüüd selleks, et leida y-id, siis me asendame selle x-i siia, nii et 2 korda, nüüd me asendame selle x-i, -1, pluss 6 võrdub siis -2 pluss 6 võrdub 4, mis tähendab, et nüüd me saime selle C-punkti kätte, ehk siis meil on -1 ja 4 selle koordinaadid, mis tähendab, et me saame selle nüüd ka kirja panna siia joonisele, nüüd meil on -1 ja 1, 2, 3, 4, mis me saame joonistada selle kolmnurga nüüd korralikult välja. Ja me saame panna ka kirja, et siin on täisnurk, sellepärast, et me teame, et siin peab ta olema, sest see on täisnurkne kolmnurk, kus AB on hüpotenuus. Nii et see on siis nurk C. Ja nüüd meile öeldakse, et X-telg jaotab kolmnurga ABC 8 osaks ja leidke X-teljest alla jääva osa pindala. Nii et vaatame, mis osa me leidma peame. Et põhimõtteliselt see osa, mida nad otsivad,
on siis see osa siin. Ja mis meil nüüd siin teha saame? Selleks, et leida selle pindala. Üks võimalus, mis on ilmselt kõige lihtsam, on see, et me kasutame kolmnurga pindala leidmise valemit, et S võrdub AH jagada 2, ehk siis pindala võrdub alus korrutada kõrgus jagatud 2. Ja kuidas me nüüd saame aluse ja kuidas me saame kõrguse? Alus, ma arvan, et võime siia märkida, on see osa siin. Miks ta on see osa siin, on see, ütleme, et ta on siis M-ist N-ini, ütleme, et see on MN, ehk siis A võrdub MN. Ja siis kõrgus peab olema risti alusega, on see pikkus siin. See on ka sellepärast, et kuna see kolmnurga tipp on nii-öelda nagu üle selle aluse venitatud, siis me põhimõtteliselt nagu pikendame seda joont siin alust justkui kujuteldavalt ja siis leiame selle kaudu selle pikkuse. Ja ütleme, et see on punkt siis OA, ehk siis kõrgus on OA. Ja me saame tegelikult lugeda selle kõrguse graafikult. Me loeme 1, 2, 3, 4. On 4 ühikut. Ja siia võib juurde panna kirja, et loen graafikult. Sellepärast, et kui tundub, et lihtsalt niisama tekkisid kuskile mingisugused andmed, siis neid seda ei pruugita üldse aksepteerida. Ja nüüd meil on vaja siis leida see MN pikkus. Ja me võime proovida seda graafiku pealt lugeda. 1, 2, 3 ja mingi kogus. Ja kuna ma ei tea, mis see mingi kogus siin on, kas ta on pool või ta on 1/3 või ta on mingi 0,75, sellepärast et see ei ole nii täpne joonis, siis me peaksime proovima arvutada selle punkti N-i. Ja kuidas me selle punkti N-i saame arvutada, on siis näiteks niimoodi, et me leiame sirge AB. Ja AB on siis sirge, kus on punktid A ja A meil oli -5, -4. -4. Ja B oli meil 3 ja 2. 3, 2. Ja see sirge tavaline võrrand on selline. Ja nüüd me lihtsalt asendame X ja Y sinna A ja B-ga siis vastavalt. Ehk siis -4 võrdub A korrutada -5 pluss B. Ja siis teine on 2 võrdub A korrutada 3 pluss B. Niisiis. Ja nüüd me saame siit arvutada välja. B võrdub -4 pluss 5A ja B võrdub 2 miinus 3A. Nüüd me saame need panna omavahel võrduma, sest B-d on võrdsed. -4 pluss 5A võrdub 2 miinus 3A. Ja siit me saame, et 8A võrdub 6A. 8 võrdub 6, ehk siis A võrdub 3/4. Ja siis me saame leida B. B võrdub -4 pluss 5 korrutada siis A. Ja on meil siis 3/4 ja see võrdub -1/4. Nii et mis me saime on see, et sirge AB asub siis sellisel joonel, kus tõus on 3/4 ja vaba liige on -1/4. Ja nüüd meil on vaja leida see punkt N ja punkt N peaks asuma siis X teljel, mis tähendab, et Y võrdub 0. Nii et me võtame nüüd niimoodi, et Y võrdub 0 ja siis võtame siis selle AB valemi või võrrandi ja siis ta on 3/4 X ja -1/4. Ja paneme omavahel võrduma, nii et 3/4 X -1/4 võrdub 0. Ehk siis 3/4 X võrdub 1/4, mis tähendab, et X võrdub siis 1/3. Ehk siis me saame teada, et see punkt siin on 1/3. Ja me teame, et pikkus MN on nüüd 1, 2, 3, 1/3.
3/1/3. Nii et nüüd me oleme leidnud need mõlemad pikkused, nüüd me saame kasutada seda A võrdub H, või S võrdub A, H jagada 2-ga. Ehk siis S võrdub MN korrutada OA jagada 2-ga võrdub 3 korrutada 3/1/3 jagada 2-ga. Siin me saame taandada ja siis vastuseks me saame 6/2/3 ühikut ruudus, mis on ka õige vastus. Ja see on üks võimalus, kuidas siis seda ülesannet saab lahendada.